tere! Täna ma räägin sellest, kuidas mina kasutan võõrkeelset kirjandust oma õppetöös. Minu klassi õpilased on ingliskeelseid raamatuid lugenud juba 4. klassist alates. Esialgu lugesid nad enamasti siit neid Peppa Pigi raamatuid. Algul me märkisime ära me panime seina peale sellise postri ja sinna läksid siis laste nimed, kes raamatuid lugesid, raamatu pealkiri ja ka sõnade arv, et kui palju sõnu oli. Osad juba lugesid 4. klassis, aga 5. alates oli siis see juba hindeline. Õpilased lugesid või siiamaani siis loevad igas trimestris ühe raamatu. Ja iga õpilane saab ise valida, millise... mul on 2 ühesugust raamatut. Ma isegi teadnud seda. Õpilased saavad ise valida, millist raamatut nad lugeda tahavad. Nõrgemad õpilased tavaliselt valivad siit Peppa Pigi raamatute hulgast. Väga popid on Horrid Henry raamatud. Inglise keeles siis tublimad loevad Horrid Henry raamatuid. Siin on neid hästi palju. Enamus raamatutest ma olen toonud Inglismaalt, ostnud neid Ühenaela poest. Siin on näiteks terve suur ports neid Little Miss Sunshine ja Mr. Erinevaid. Need kõik maksavad 1 nael Inglismaal Ühenaela poes. Siin on siis sellised lood. Eestis, ma ei mäleta, kas see oli äkki dialoogist, kus ma sain sellised raamatud. Need on ka üsna lihtsad. Siin, ja neid on ka erineva taseme järgi. Ma vaatasin nüüd kollased, kuskil peavad olema ka rohelised ja punased. Praegu on kuidagi, siin on need. Siin on punased, mis on siis veel lihtsamad. Hästi vähe teksti on siin. Ja rohelised on siis ka. Ma siis ütlesin, iga õpilane saab ise raamatu valida. Ja kui ta raamatu ära valinud, siis ta täidab sellise lehe ära, kirjutab oma nime, klassi, kuupäeva ja raamatu nime. Alati kui õpilane raamatu valib, siis ta tuleb, küsib minu käest, et kas see on okei. Kui mõni õpilane võtab liiga lihtsa raamatu, ma tean, et on võimeline lugema natuke rohkem, siis ma alati soovitan võtta teise raamatu. Nii täidavad selle paberi ära ja siis ta loeb selle raamatu läbi. Ja ülesanne on siis järgmine. Ma olen vahel neid ülesandeid muutnud, aga enamasti on siis niimoodi, et õpilane loeb teksti või selle raamatu läbi, otsib raamatust välja 20 võõrast sõna, mida ta varem ei teadnud. Ja kirjutab need paberi peale, nii eesti kui inglise keeles. Ja õpib need 20 sõna selgeks algul. Ma arvan, 5. klassis oli meil 15 sõna oli neil vaja õppida. Ta õpib need sõnad selgeks. Ja kui ta vastama tuleb, siis ta jutustab sellest raamatust, et millest see raamat rääkis, millest see lugu oli. Ja siis, kui ta on loo ära rääkinud, siis ma küsin neid sõnu tema käest. Et enamasti rohkem midagi ei teegi. Et osad õpilased, kui nad tulevad raamatut vastama, siis nad ütlevad, et neil ei olnudki uusi sõnu, et midagi ei ole paberi peal kirjas, siis ma tavaliselt hakkan lihtsalt suvalisi sõnusid raamatust küsima ja enamasti selgub, et oi, tegelikult ikka kõiki sõnu ei tea küll. Ja siis ma olen alla tõmmanud näiteks nendele sõnadele harilikuga joone, et need sõnad tuleb siis välja kirjutada. Et siis nad tulevad lihtsalt vastavad uuesti. Hinne on tavaliselt raamatu vastamisest olnud kõigil 5. 4 on siis ainult nendel olnud, kes teevad, ei vasta õigel ajal, vastavad hiljem näiteks. Ja siis ütleme, et osad õpilased, kes ei oska veel inglise keelt nii hästi, nemad jutustavad siis raamatust eesti keeles või siis küsin inglise keeles küsimusi. Ja nemad siis püüavad vastata inglise keeles, kui välja tule, siis räägivad lihtsalt eesti keeles. Peaasjalt on selle raamatu läbi lugenud ja mõned uued sõnad ära õppinud. Nii, olen ka kasutanud sellist varianti, et ükskord
ühe korra nüüd 2 aasta jooksul on õpilased on pidanud tegema siis sellise loovtöö nii-öelda. Kaane peale tuli teha selle raamatust siis üks pilt, et oleks pealkiri, autor olemas ja sisse tuli neil kirjutada main characters ehk siis peategelased välja tuua, siis kus see toimus, setting, summary ehk siis mis seal loos juhtus ja message ja siis mis oli sinu jaoks nagu see sõnum, mis oli oluline, kui õpilane luges raamatu läbi, et mis ta sellest siis nagu mis ta targemaks sai või mis oli nagu see sõnum selle raamatu mõte. Ja siis Nadan näiteks on siia kirjutanud need 20 sõna ka välja kohe siia samm, et õpilased tegid siis sellise asja. Siis on nad täitnud ka sellist lehte. Vaatan, neid oli mul 2 tükki. Et õpilane luges raamatu läbi ja siis täitis siit selle lehe ära ja vastas küsimustele. Üks leht on mul peab veel olema, kohe lähen vaatan. Teine leht on siis selline natukene lihtsam. Et siin on kergemad küsimused kui selles teises. Leidsin internetist ka sellise töölehe, seda ma ei ole ise kasutanud, ma küll pakkusin õpilastele, aga keegi seda ei valinud. Et siin siis tuleb ka kirjutada, kes olid peategelased, kus see toimus see lugu, mis probleem oli, lahendus, teema ja nii edasi. Ma siis ütlesin, siis enamasti õpilased valivad ühe raamatu, loevad selle läbi, õpivad 20 uut sõna selgeks ja räägivad mulle, millest seal raamatus juttu oli. Ja kes oskab inglise keeles, räägib inglise keeles, kes ei oska, siis räägib ja kui raamat on vastatud, siis prindin välja selle raamatu kaanest ühe sellise klepsu ja panen siia Bookflixi postri peale.